või tea. Varem või kindlasti. Top 4 raadiogrammis Sahti. Nii, aeg on rääkida meie nädala tegijaga ja ei olnud raske ilmselt seda valida, sest üle Eesti on kuulsaks saanud nii-öelda mees, keda me oleme siin nimetanud siis ajakirjanduses omakeski ajakirjanikud, nagu me oleme, Eesti Robinsoniks mees, kes siis üks päev sõitis laevaga Soome ja väidetavalt sai eluisu otsa, hüppas vette ja veest tuli eluisu tagasi, läks siis väiksele Soome saarele ja elas siis seal 3 nädalat vist ja sõi siis krõpsusid ja ei teagi, mis ta seal tegi ja olemegi nüüd helistanud härra Robinsonile ja ütleks siis kõigepealt tere. Tere. Et kuidas teie nimi on alustuseks või küsida? No alustuseks vabandust, ma söön. Võin öelda, et mu nimi on kas Jaak või Roland või Madis erinevate allikate kohaselt. Ütleme Roland. Roland, jah, olgu. Roland, 26. Roland, 26. Räägiks siis kõigepealt Roland sellest, alustaks siis kohe sellest, et millest tekkis siis selline mõte, et hüpata laeva pealt vette ja millest tekkis siis mõte, et ujuda sealt saarele? No tegelikult ma võin esimese asjana teile ära öelda seda, et ärge uskuge seda, mida ajakirjanduses kirjutatakse, see on mu ema poolt paisatud sinna. Tegelikult on asi nagu selles, et ma elan Eestis koos emaga, eks ju. No nagu ikka elatakse, et ega selles midagi häbiväärset tegelikult ei ole, aga mu emale üldse ei meeldis, et ma tinti panen. Panen mõnuga tinti, käin siis vahepeal Soomes tööl ja siis nagu ma koju tulen, ma saan alati pahandada, sest et ega, mida ma siia koju tegema tulen? Kui ma vahepeal siin käin, toon mustad riided emale pesta ja ise puhkan siis välja väsimust. Et tegelikult see on selline mu ema poolt välja mõeldud kampaania, see praegu, mis siin ajakirjanduses toimub, et mulle tegelikult nagu tema ütleb normaalset elu otsida, aga ma ise ei taha seda. Ma ise ei taha ja siis ma üritasingi tegelikult oma ema eest põgeneda ja tõepoolest hüppasin vette, kuna mulle tundus laevalt vaadates, et see väike saar, mis seal samas oli, et see on siin samas. Et ujun ikkagi ära. Hüppasid juba Tallinna sadamas vette, ma saan aru? No tegelikult jaa, aga siis ma üritasin tegelikult ankruköie otsas järgi lohiseda. Hüppasite mitu korda siis? Mitu korda hüppasin ja siis vahepeal, kuna jalg jäi siis ankruköie külge kinni, siis ma ronisin laevale tagasi ja siis tegelikult seal isegi ühes kohas, see on turvakaamerate pealt näha, puhkas isegi tegelikult väike kaklus meeskonna liikmetega. Kes mind ka ikkagi tahtsid nagu tagasi ajada, nad arvasid, et ma olen ilma piletita, aga kuna ma hüppasin ju vette, siis mulle jäid püksid, jäid ju vette ja pilet oli püksi taskus. Ja siis ma ikkagi vägivald ja selline sõim tuli. Ma kusjuures kavatsen selle laevameeskonna kohtusse kaevata ka sellest, et nad mind alandasid, et ma olin ju tegelikult ilma püksata seal, lihtsalt sellepärast, et nad jäid vette, mis ma siis, kust ma pidin need püksid seal võtma, seal köie küljes ei rippunud ühtegi püksi. Hüppama tagasi, võtma püksid, siis tulema tagasi. No vaat, eks ole, jah, te räägite samamoodi nagu need madrused seal laeva peal. No olen ise ka pikka aega mereväest teeninud. Igatahes, läheme edasi. Ujusite sinna saarele ja elasite seal 3 nädalat. Elasin. Kuidas oli, mida tegite? Kuidas te toitusite? Ma vaatasin, Ekspress kirjutas, et seal olid veekraanid kinni. Mida te jõite? No eks ma jõin, veekraanid olid küll kinni, aga ega lund ükski kuri inimene ikkagi kinni keerata ei saanud tegelikult. Ja võib-olla siin, ma ei tea, võib-olla ma teile julgen rääkida, et ega teie ei tunne minu ema või? Ei. Vabandust, ma söön, et mul on mingi disorder on tekkinud pärast seda saarel olemist, et nagu näen, mingid söögi asja tahaks jõhkrat süüa. Ma söön praegu siin, ma leidsin kapist mingit sellist vanaks läinud kuiva tatratangu. Sööge, rahulikult. Söön praegu seda. Et ühesõnaga, tegelikult mul oli seal üks abiline ka. Reede?
ei olnud reede, vaid tegelikult mind, kes tegelikult, see abiline mind toitis seal saare peal. Sest ega ükski normaalne mees, kes peale selle veel käib ehitustöödel, mis te arvate, kas 3 nädalat nagu suudad olla niimoodi ainult üks vana katkine fliis, jalas rohelised saarele unustatud kroksid ja süüa siis sellist mingeid vanaks läinud kommi ja sokulaadi, kas sellest elab mees ära? Ei ela ju tegelikult. Teil oli seal naine siis, ma saan aru? No tegelikult ei olnud naine. Mees? Tegelikult tuli mulle appi Soome lahest, kes mulle aitas siis tegelikult välja ujuda sealt juba. Ma ise hakkasin juba ju tegelikult põhja vajuma. Aga siis ma tundsin äkki, kuidas nagu selline üks libe keha tuli mulle nagu altpoolt vastu mind, tõstis mind mu pea lainteharjale ja viis mind sinna saarele tegelikult. Ja tuleb välja, et see oli see sama Ihtuander, ehk siis amfiibinimene, kes elab Soome lahes. Okay. Ja tema tuli mulle appi ja tegelikult tema viiski mind sinna saarele, kus nagu välja tuleb, on tema enda pesa, kus ta tegelikult siis sellel ajal, kus huvitajaid ei ole, ja ta muneb sinna, seal oli tema pesa ja mina tegelikult omalt poolt tegin ka kõik, et Ihtuandrit aidata ja ma haudusin sellel ajal, kui tema otsis mulle siis süüa, püüdis kalu ja nagu ikka, mina küll mängisin seal, nagu öeldakse, ütleme, ma ei taha siin lahterdada, eks ju, aga sellist pesakaitsjat rolli ja tema toitis mind siis niimoodi, et nagu näiteks emased pingviinid toidavad isaseid, eks ju, niimoodi, et nad lähevad, püüavad kalu täis ja siis nad tulevad ja siis panevad nokad kokku ja siis regurgiteerivad sulle selle sisse. Täpselt sisse selle ja kuna see on juba kergelt nagu selline seeditud kraam, siis seda on väga kerge omastada sellisel ma ütlen kurnatud organismil, nagu mina seda olin. Vabandust, ma natuke jälle söön. Et ma olen, väga läbi olen omadega. Ja siis tema mind niimoodi toitis ja ega seal pesa peal oli mõnus tegelikult. Ja siis ta õhtuti käis ja siis võttis õnnad mu ümber kinni ja siis me seal olime päris mõnusalt 3 nädalat. Aga siis lõpus muidugi miks ma välja tulin, küsite, kui mul seal nii hea oli. Nii? Koorusid väiksed Ihtuandrid ja siis ma olin nagu liiast. Siis ma olin liiast, sest et teada on see, et kui väiksed amfiibinimesed munast välja tulevad, siis nad peavad kohe vette minema. Ja ma nutsin mitu päeva seal, sest mina ei saa veia lingata, mul ei ole lõpuseid. Ja põhimõtteliselt siis, ma nimetaksin neid juba oma teiseks pereks, mu pere jättis mind lihtsalt, maha. Ja siis mul läks kõht tühjaks ja ma tulin sealt koopast välja, lehvitasin ja kohe võeti laeva peale ja toodi Helsingisse tagasi ja näed, siin ma nüüd olen siis, Roland nimi. Ühesõnaga kogu see jutt on võtnud natuke niisuguse krüptozooloogilise varjundi, et tegelikult siis veetsite seal koos amfiibinimesega Ihtuander. Mina küsiks selle kohta, milline olend iseloomu poolest on amfiibinimene Ihtuander? Ta on väga südamlik, aga ma olen tegelikult aru saanud, et temast selline väike kiske on olemas, aga... Hampsas ikka vahel? Näkitses. Näkitses, kuna mina ikka kaudusin tal mune ja sellisel juhul ka, ütleme, see on võimalus, kuidas ka kõige metsikumat Ihtuandrit nagu enda juurde liita saada, on see, et võtad Astud perre? Astud niimoodi perre, võtad osa sellest suurest raskest koormast, sest et võtta, kui raske tal oleks muidu olnud sellise üksik isana oma munade eest hoolitseda. See oli isane Ihtuander, eks ju, lepime kokku. Mis Ihtuander teil õhtuti, kui te lõkke ümber istusite, lasite Küürakvaala lauludel kõlada? No ta laulis neid väga hästi. Ja. Ta ise on selline suurepärane interpreet ja tal on selline üks väga mõnus kuivatatud tuurapõis, mille sisse on pandud siis jällegi kuivatatud väiksed eeringa silmamunad krõbisema ja krõbistas seda niimoodi? Krõbistas selle pilliga ja siis ta laulis Küürakvaala pulmalaule. Need olid väga ilusad. Milliseid jutte, milliseid uusi aspekte te Soome lahest või ütleme üldse maailmast läbi tema kalasilmade ka teada saite? No vaadake, see oli minu jaoks nagu selline religioosne kogemus täiesti ja ma sain aru, et selline minu senine elu on olnud üpris tühine.
ja no just selles mõttes, et no millega ma tegelesin, eks? No millega ikka keskmine mees, kes elab ema juures, käib Soomes tööl ja paneb jõhkralt tilka. Millega see ikka tegeleb? Elu raiskamisega. Ma olen nüüd plaaninud tegelikult, et umbes aasta pärast, kui Andril tuleb järgmine siis hinnaperiood, jah, ja või meie lastel, et ma viin oma ema ka sinna saarele. Hauduma, jah, et siis võib-olla saab tema ka minust paremini aru. Et see on tegelikult selline kogemus, mida ma soovitan igale inimesele. Et selline, kus sa oled, nagu ma ütleksin, selline juurte tagasiminek, sina ja loodus. Ja ennem eetriväliselt, kui me sellest siin natukene rääkisime... Vabandust, söön jälle natuke. Eetriväliselt ennem rääkisime, siis olete otsustanud ka veerandi võrra vähem tilka panna? Ja umbes nii. Nii. Tatar on jõle kuiv. Selge, kuule, aga Roland... Aga nii jah, et panen siis veerandi võrra vähem tilka, aga seda spirituaalsemalt. Aha, see tähendab siis puhtamat kraami? Puhtamat kraami olen mõelnud ise ka selle peale, et hakkan nagu seaweedi tegema ka. Et nagu võiks aidata. Ja lõpetuseks küsis, kas te nägite ka palju aisimogoteid seal saare peal? Vaadake, ega mina seal liiga palju ei näinud, ma olin seal ju pesas. Pesas. Ma olin ju koopas ja ega nägin seda, mida just Ander mulle rääkis ja tema, ikkagi sellist, et ei tekiks sellist, sünnitusjärgset stressi, mis võib ikkagi kergelt hauduvatel inimestel või ükskõik hauduvatel isenditel tekkida, siis ta mind sellistest rasketest traumaatilistest kogemustest hoidis eemale. Ja ma alles hiljem sain teada igasuguseid asju, mis on toimunud ja ma pean tunnistama, et väga hea, et sain hiljem teada. Selge, Roland, suur tänu teile ja kõike paremat ka edaspidiseks. Respekt.